Austraalias. Ilm on täiesti mega. Vaatame, mis selle ilmaga teeme. Tervist! Mul on juba siin 5 minutiga läinud $60. Vett ja kohvi oli kokku 50. Elam üle. Austraalia pole enam nii odav kui Aasia või vastupidi, on kallis. Ilm on küll siin päris jahevda võitu, ütleme. Mingi 15 kraadi. Äkki rohkem. Ja mingi Eesti suvi ütleme. Ja kuna Austraalias on hästi palju eestlaseid, siis ootab ka meid siin kuskil üks Eesti poiss. No nii, leidsime eestlased. No tere, tere! Siin on nii johe. Tšau! Siin tore näha siin kandis. Ühed parimad siin kandis. Väga hea. Loodetavasti mahume ära siia autosse. Olemas, peab mahtuma. Austraalias siin mees esimest korda. Esimest korda Austraalias. Austraalia võtab meid ilusti vastu, nagu näha. Jah, mu kaamera tilgub vett lihtsalt. Õnneks see veekindel. Aga siin on ühesõnaga Siim, kes elab Austraalias ja kes on mu eluaegne parim sõber olnud. Nüüd töötab siin ja elab nagu resident. Ja tema hakkab meid hostima siis siin. Jõudsime nüüd Mr. Siim Männarti poole. Sellest saab meie kodu siis. Kiisu, ära karda. Kus me oleme siis nüüd omadega? Me oleme Sydneys. Suures linnas, kus elab 4,5 miljonit inimest. Sa oled varem käinud sinna, kui ma saan aru? Ja see oli esimene suurlinn, kus ma üldse kunagi käisin. Ja kui ma tookord käisin, see oli 6 aastat tagasi, siis ma olin väga vaimustuses, kuna ma tollel ajal ei olnud nii suures linnas käinud. Aga lähme siis avastame linna, vaatame loodust. Ole rõõmsam. Lähme siis avastame linna. Oleme tagasi tsivilisatsioonis. Pole kuu aega seda teinud olnud. Pärin valet pidi. Peaaegu oleks auto alla jäänud, kui liikles. Vastupidi. Nii. Uus katse. Okei. No, mis me teeme siis täna? Mis me üldse Austraalias teeme? Aussis on plaanis teha paar autoklippi, autoreklaamklippi. Just, et me tulime siis siia ja me seekord ei puhka niisama, vaid me keskendume täielikult tööle. Tulime siia filmima paari klippi. Kellele? Üks on siis Range Rover Jaguari keskus. Teine klipp on ühele Eesti ettevõttele, üks autoreklaam ka, autoklipp. Ehk siis näha ole. Otsime siit hommikusööki ja siit otsime ka juuksuri, kuna me oleme seal autoklipis ise pea osas, et me peaks vist normaalsemad välja nägema ja ennast natuke trimmima. Aga olgu, me vaatame midagi head süüa. Kõigest $11 maksab hommikusöök. Nii vähe. Võrreldes eelmiste kohtadega, seal Filipiinidel oli $1 vist. Siin on nüüd 11, et Austraalias enam me seda juttu ei saa rääkida, et siin on odav, et siin on vastupidi, et siin on väga kallis. Et
kui siia pikemalt tulla, peab ikka päris paksu kukruga tulema. Mitte sükse rahakotiga. Siin on siis meie $40 hommikusöök. Kui rääkides siin juuksuri hindadest, siis käisime just esimeses kohas küsimas. Maksab kõigest $97. Me otsime midagi paremat. Näe. Vist leidsime. Siit leidsime midagi odavamalt võib-olla. Näe, siin ongi 20 hoopis. Kuule, see sobib meile väga hästi. On või? Ütleme nii, et aeti päris palju ära, aga ei hakka siin nägusi tegema, kõik on hästi. Pandi enamus abe ära, ne? Ole hullu. Aga tuli välja, et see vend on see, kes mulle ajas, sul ka, see oli Albaaniast pärit. Ja siis Tallinnas käinud. Tallinnas käinud, ja siis ma küsisin, kui ole Albaanias, siis sa ju tead vene keelt või midagi süükast, sa mingi jaa, ja siis ma hakkasin vene keelt rääkima. Päris äge. Härra Erki, siin Eesti poiss, jagas meile ilusaid autosi. Tervist. Tere. Kuidas te siia sattusite, ma ei tea? Ma elan siin. Elad, jah? Jah. Mitu aastat või? Peaaegu 4 aastat. 4 aastat, jah. Tore, näe. Tore. Aga hoidke autosi siis. Hoiame autosi. Ja homme teeme uute autodega mingi proovi, eks. Väga hea, väga hea. Tere Eesti. Tere Eesti, näe. Kuule, aga suur tänu sulle. Davai, tšau. Davai, tšau. Nii, saime siis Erkilt siuksed autod. Üks on Jaguar. Väga vinge, ma ütlen ausalt, ma isegi ei tea, mis mudel see on. Ja teine on siin auto meil siuke väga elegantne, täiesti tutikas, nagu uus mudel selles mõttes. Range Rover Evoque ja Cabria. Pole selliste autodega varem sõitnud kunagi, isegi. Me teeme natuke sõitu selle autoga, õnnistame selle sisse. Kus me nüüd lähme? Meil on vaja droon osta kõigepealt. Meil on drooni jama. Me ju kukutasime drooni ära ja maha. Just, aga meil on vaja droonikaadreid. Seega ma siin räägin praegu ühe inimesega kuulutuse järgi, kes pidi drooni müüma. Kuule, okei siis, näe. Ja minu driver on siin. Talk, speak my mind, looking for one more sign to take me home. Sleep by my side. Maybe we're lost in time. I'm not alone. Nüüd siis siin rääkisin telefonis juttu inimesega Gumtree'st, mis on siis Austraalia soo.ee. Ta müüs seal drooni. Ma loodan, et mingi fake drooni üle ei saa, aga see on palju odavam kui poest osta. Ja meil on siin vaja kokku natukene hoida, sest et see päris lihtne ei ole, et droon kukub alla ja ostad kohe uue ja siis jälle kukub alla. Siin on siis see vana, kes meile Mävikut müüb. Sükses kohas käib see drooni ostmine. Sükses imelikus kohas. Kogu selle raha võib selle drooni pärast ära andmine. Okei. Teeme ära või? Palju annad? 1550. Okei. Droon on ostetud. Raha on läinud kaardi pealt. Me läheme uus meremaale. Kuidas seal hakkame? Ei tea. Aga teeme tööd siis või? Lähme teeme selle filmimis ära. Ma ei kujuta ette, kuidas me akut täis läheme. Reroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. No nii, kajakad. Jõudsime nüüd Manly Beachi, mis on linna külje all ja nagu kõige hämmastama minust see, et sul on suur linn, aga sa tuled linnast veits eemale ja sul on paradiisi rand lainetega, saad siin surfata. See nagu muudab selle linna nii perfektseks lihtsalt minu jaoks. Mul on külmavärinad praegu peal lihtsalt jälle.
kuna me peame siis tegema 2 erinevale firmale videosi, on meil teine rendiauto selline, kuna taheti Mini Cooperit. Selle sai rentida siit samast tänavalt. Siin oli vägev look, nagu Mr. Beanis. Niimoodi rippus siin, pani koodi sisse ja said võtme kätte. Ja siis üllatus, milline külg on siin. Külg on täitsa sodi. Ja siin on näha midagi. Jaan läheb esimest korda vastupidise liiklusega sõitma. Vaatame, kuidas tal see välja tuleb. Suuna asemel läksid kojamehed ilusti kohe. Tuli siia uhke F-Type'iga ja meie siis oma uhke Miniga, millel on väga uhke külg. Et lähme teeme paar kaadrit veel, meil on natukene päikest veel ja loodame, et saame häid kaadrit veel, nii et ma ei tea. Lähme jah, lähme nüüd. Ma olen see õnnelik, kes selles autos seisnud. Nagu lõbustes põrgis oleks ausalt. Ma tahan ka sellist. Ma panen ees selle. Mul mingid võtmed käes. Mis see nüüd on? See on järgmine auto meil siin, millele me teeme ka veel ilusaid linnakaadrid veel sellega, ilusad valgused, asjad tulevad sellel välja, kui me linnas sõidame. Varem sõitsime päevasel ajal, siis nüüd me võtame selle suurema auto jeebilt ja teeme siukse mõnusad urban stiilis heade valgustega. Läikivad linnakaadrid. Räägi siis, kellele me siis seda Land Roveri reklaami teeme üldse. Teemegi Austraalia Land Roveri edasimüüjale ametlikule, kes müüb siis Land Rovereid, Jaguare ja üldse selliseid kõrgema klassi autosi, isegi Bentley'd ja Rolls Royce. Täitsa naljakas tegelikult, kuidas meile nagu lubatakse neid autodega sõita. Parema rooliga, võtke, sõitke, filmige. Tervist! Me oleme praegu Apple'i poodi, ostame mulle uue telefoni, sellepärast, et ma kukutasin selle Filipiinidel üle parda. Ma saan aru, juhtub, mul oleks peaaegu kaamera käinud. Õnneks ei käinud. Sul kukkus näiteks droon. Ja mul kukkus droon vette ja GoPro ja. GoPro, 2 GoPro'd kukutasime ära veel. Aga õnneks on selline asi, kirjutasin Tele2, kuna mul on seadme kindlustus olemas. Ja oi näe! Nad vastasid mulle, siis kirjutasid, et nad kardavad mingis osas mulle. No väga hea, vedas! High five! Tegelikult Tele2 taga on IP-kindlustus, seadme kindlustus. Suur aitäh teile! Jaa, veel suurem aitäh sellel juhul, kui te ka minu drooni kompenseerite. Tule päris lahe telefon sul. See on telefon. No tore! Palju õnne uue telefoni puhul, ära seda vette viska siis. See on õnneks veekindel küll. Aeg on lahkuda siit. Kenast kohast. No, 100 kilo. Kahju on ära minna siit. Sini oli ebareaalne kui tore jälle. Seda müütime maha ja mata, et see on odav on. Kallis oli. Aga väga kallis. Aga kes siia tahab tulla, varuge paks rahakott kaasa endale. Ja kes siin kaamera taga nüüd on?
see on meil sõber, kes tegeleb siin nende autodega. Eestis ei saanud nende autode tegelemisega hakkama, tuli Austraaliasse tegelema. Täpselt nii, aga Eestis on kuidagi raske jätta. Eestis tal see ärimärk ei käima ei läinud, tuli siia. Okei, nali. Ma arvan, et siin Austraalias on veel raskem tegelikult tulla võõrad inimesel alustada nullist ja jõuda siia, kus ta on täna. Suur tänu sulle. Hea varsti. Jaa, ole mõnus. Davai. Tšau, pakaa. Me läheme siis Uus-Meremaa nüüd. Jälgige meid reisijuhis, trip.ee ja iLife'i Facebooki lehel. Tšau, Erki. Davai. Ja meie trip saab läbi ja väga lahe sõber sõidab minema uhke autoga. Okei, see auto ei olegi nii tähtis. Ja see on tähtis, et ta võttis meid vastu, aitas meil siin orguinide asju, laenas autosid, me saime liigelda ja me saime väga laheda elamuse siin, ütleme niimoodi. Yeah. Kuidas sulle meeldis? Väga mõnus elamus, tõesti. Täiesti teistsugune reis jällegi. Oma ette täiesti uus elamus. Teistsugune backpackerite reis. Jah. Lähme nüüd otsime siis oma lennu üles.